Oli kogu hakkas. Teid ise oodatud ja teinuga ära. Hakkame siis märtsikuu korralise istungiga pihta. Meil on päevakord toodud 7 punktiline. Meil täna etteteatamisel puudu Paul Oobosnaiser, Anneli Kutsnets, Varda Mõju. Lisaks vaatame, et on Eeva Helme ja Andri Annelek on ka puudu. Neid on siis täpselt nii palju kui 16 valinikku. Materjalid on edastatud. Kas on kellelgi enne päevakorra juurde asumist küsimisi, arupärimisi? Läksid kaamerisse kaamerisse. Kõrvad läksid kiki ühes kõrvad. Kuna arupärimisi ei paista olevat rohkem kui Tiina registreerimisleht, siis kas on päevakorra osas ettepanekuid? Ei paista ka päevakorra osas ettepanekuid. Siis paneme päevakorra hääletusele, kes on päevakorra kinnitamise poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 poolt häält. Vastu on päevakord vastu võetud ja saame asuda selle lahendamise juurde. Esimene punkt päevakorras on volikogu 10. veebruari määruse number 12 sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord muutmine. Palun ettekandjana haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Janne Mets. Palun. Aitäh, austatud volikogu esimees, volikogu liikmed, kõik kuuljad ja nägijad. See kord on kehtiv juba 22. aasta 10. veebruarist. Selle 3 aasta kuu jooksul on seda sisse viidud juba varasematel kordadel teie endi poolt päris mitmeid parandusi. Miks ma uuesti sellega teie ees olen, on see põhjus, et me püüame praegu kõiki dokumente lihtsustada, et vähendada bürokraatia, nagu teid seda riik oleks puudu. Ja sotsiaalhoolekandel on väga konkreetsed ülesanded ja kuna ma tulen otse praegu Pärnust sellise pealkirjaga ürituselt Pärnu, Lääne, Saaremaa ja saarte sotsiaalvaldkonna poliitika, teenuste tagamine kriisides, elanikkonna kaitse ja sotsiaalvaldkonna. Praegu kõik milline. Praegu on, ma julgeksin öelda, et on mingil määral majanduskriis ja arvestatakse suuremalt. Kui ma ausalt ütlen, kui ma hakkan nüüd neid paragrahve ükshaaval ette lugema, kus midagi on muudetud, kui selleks soov on, ma olen selleks valmis. Kas proovime algust? Paragrahv 3 lõige 1 punkt 6 tunnistada kehtetuks. Selle sisu on see, et praegu ostes on kooli lõpetamise toetused ja see on viidud punkt 6. Viidud volikogu poolt vastu võetud tunnustamise korda, kus on ka kooli lõpetamisel kuldmedalid, hõbemedalid ja nii edasi ja sellepärast seda siia vaja ei ole. Järgmine paragrahv 3 lõige 1 on täiendamisega, kus on lisatud asendushooldusel oleva lapse toetus, kuna seda selles tunnustamiste korras, mis volikogu poolt vastu võetud ei ole, sellepärast ta peaks kusagil olema. Mis
paragrahv 3 lõige 2 punkt 1 ja 3 räägib ööpäevaringsest üldhooldusteenusest ja see on nüüd hoopis teise koha peal, et oleks nagu lihtsamalt toetav ja kokku liikuv. Siis paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks, jutt on eluruumi kohandamise toetusest, mis oli siia pandud sellel ajal, kui oli eraldi projekt, Euroopa projekt, mille kaudu sai seda teha, mis ei tähenda seda, et seda eluruumi kohandamist ei saa teha, vaid see on ka nüüd teise koha peal, aga sel juhul on ta puhtalt valla eelarvest finantseeritud. Paragrahv 10 lõige 1 muudetakse sõnastus. Siin on sõnastuse muudatud ainult sellepärast, et meil on valla territooriumiga erakool. Endine sõnastus ei võimalda nagu erakoolile meil lahti anda. Aga mitte sellega lassab. Paragrahv 16 lõige 1 muudetakse sõnastusega selliselt, et maha võetud vanus 7–18 ja on pandud lihtsalt alaealistele, sest sellist abi on nagu leinalapi abi vaja ka väiksematele ja vahest on ka alaealine, sest enam ei ole vanuse ja alaealine on veel õpilane. Paragrahv 16 on siit maha võetud teise koha peal. Paragrahv 18 tunnistada kehtetuks. Üldhooldusteenus on teises korras olemas. Siis paragrahv 18 prim lõige 1 muudetakse sõnastus, kus on pandud sisse, et on võimalik huvihariduse puhul maksta kohatasu osaliselt või täielikult ja need tingimused on omakorda teise koha peal kirjas. Siis on kõik see loetelu siin järjest kirjas, siin on juures praegu lisatoetus, mida sellisel kujul, kui ennem ei olnud lahti kirjeldatud. Kas see väikse sissetuleku praegu seda, mis seda vähem kindlustada? Just. Ja siin on teises korras pikemalt see lahti ka kirjas. Ja, seda. Ja siis on siin veel paragrahv 22, lõige 1 muudetakse ka sõnastus, siit on ka maha võetud nüüd koolilõpetaja toetus, kuna see oli sellist toetust juures. Ja siis on juurde pandud selle koha peale nüüd asendushooldusel viibiva lapse toetus 100 eurot, kuna seda selle volikogu toetuste korras ei ole. Sissetulekust sõltuva toetuse avalduse toetab läbi ja teeb ettepanekuid sotsiaalosakonnale toetuse määramise kohta vastava valdkonna spetsialist, ennem oli natuke teises sõnastuses. Ja kuna läbi staari planeeritakse kohe teha muudatused niimoodi, et ei pea isegi olema elementaarselt täna sotsiaalosakonna puhul. See, miks ma ütlen sotsiaalosakonna, ei ole tegelikult hariduskultuuri ja sotsiaalosakonna. Karolina ütleb, et siin on ees juba öeldud, seda võib kasutada sõna sotsiaalosakonna. Juba tähendab, et üldse. Ei, määrused on alguses kirjas, siin on läbivad sotsiaalosakonna. Ja seda läbivad muudatust on siin päris palju see. Ja kui nüüd staaris see muudatus ära tehakse, siis ei pea isegi osakonna tasand otsust olema, vaid iga spetsialist ise, aga siin on ka veel osakonna otsust. Kus sa paiknema? Ei ole veel. Ei ole. Jõustumine on ka veel. Selle poole peal kõik. Aitäh. Kui on küsimusi, sotsiaalkomisjon. Kas on küsimusi volinikel? Nii, sotsiaalkomisjon käis koos teisipäeval
kõik olid kohal, Ireen Kambro oli läbi tantsi ja nüüd on põhimõtteliselt niisugused iluvead siin ja redaktsioonilised. Ja me vaatasime need üle ja Jane-Mets viibis ka seal ja ka Saima Soobart, meie lastekaitse, nii et ta peaks olema meil niisugune kõlbuline, korrektne ja meie komisjon ühehäälselt oli selle poolt, et määrus läheks volikokku. Väga hea, üks hääl poolt. Ja siis paneme päevakorrapunkti hääletusele. On hääletada, kes on siis sotsiaaltoetuste määramise maksmise korra muutmise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hästi, kõik on poolt, hästi erapooletud ei ole. Seega on kord muudetud. Nii, ja saame teise päevakorrapunkti juures jagada põhimääruse kehtetuks tunnistamine siis Rapla rahvale. Oi, jah, ma ütlesin edasi, ka vabandust. Sotsiaalteenuste osutamise korra muutmine. Aitäh. Kuna väga palju lauseid, mis ma eelmisest mainisin, on ju selles korras ka viidud parandusega, siis läbivalt vastuseerimisega, kas on tegemist otsusega, kas vallavalitsus või sotsiaalosakond, need parandused on kõik siis on välja võetud need punktid, mis olid tohtas, kuigi nad olid erineva sõnaga, aga siis oli võimalikult seda lihtne, et see kord on praegu 59 paragrahvi. Hästi palju on selliseid punkte, mis omavahel on nagu ühesuguse sisuga, aga nimed on erinevad, need on ka viia kokku ja kogu seda korda nagu lihtsamaks teha. Siis on siin nüüd nagu uued teenused, mida meil ennem ei olnud. Need on siis sotsiaaltranspordi saatja teenus. See tekitas küsimusi komisjonis, mida on hakatud vabariigis kasutama ja tegemist ei ole mitte niimoodi, et me tellime sotsiaaltransporti, mida osutab meile kõik ja nüüd abivajav inimene vajadusega, sügava või rasketusega, tal on õigused seda kaasata saab ja ta arvab, et ta võtab naabrimisse ka kaasa. Tore Tallinna minna ja naabrimine saab vahepeal käia siis poodides ja nii edasi. Ja see tekitab probleeme ka sellepärast, et tihti viiakse mitmed abivajavad sotsiaaltranspordiga ühiselt kaugemasse poole. Aga on juhus ja üksikud inimesed, kes seda teenust vaja, et tõesti keegi temaga kaasa läheks, Eestis on positiivselt mitu inimest. Ta viiakse Perti või kuhugi vaja, aga nüüd on kuskilt ei saa ega minna sinna sisse ühest kohast teise ilma, siis ta peab kuskilina seal edasi tegutsema või parkima, siis oleks keegi inimene kaasas, ma ei tea, tal päris Eestis. See on mõeldud ja nüüd võivad ka omaks tegelikult on see mõeldud eelkõige on see oma ülesanne. Siis teine on koduteenuse, erakorraline koduteenus. Kogu koduteenus on üles ehitatud selliselt, et sõlmitakse inimestega, kes koduteenust vajab, leping valla ja inimeste vahel, kas käiakse seal kord nädalas, 5 korda nädalas, 3 korda ükskõik. Praegu oli selline vist harjumus või vanast ajast jäänud, et meil oli hästi palju lepinguid, aga nendest päris hulk ei tegelikult
ei, aga ta teatas, ma ei vaja, ma ei tule, ärge tule, või ärge 3 kuud ühtegi ja pingitada. Selliseid asju vältida, me peame just arvestama kodutöötajad. Kirja teenindatavaid on 7, aga pärast see 20 ei vaja, võib-olla kuskil mujal oleks tema teenust palju. Ja nüüd teeme sisse sellise mõiste nagu erakorraline koduhooldus, mida saab teha lühiajaliselt, ühekordselt, võib-olla ainult ühekordselt. Võib-olla siis, kui keegi üldse mitte erivajadusega inimene või eakas inimene, vaid noorem juhtud või õnnetus, mul on tema luume rääkida inimestest, on vaja mõned korrad käia. Siis meil pikaaegselt lepingut, et teenistuseks ühekordselt lepingut, ja selle hind on €10 kord. Jah, aga koduhoolduse tegelik hind on nüüd 1. aprillist 8. Siiani oli 5. Ja me olime siiani väga ei, päris nii ei ole. Ja on ka neid. On küll, ei võeta vastu. Ja lühidalt sellised on kõik, aga mida ma tahaksin selle punkti juures või üldse kogu selle korra juures rõhutada, on üks ilus lause, kus selle maha võtsin. Eestis jagune vastutus sotsiaalse heaolu tagamisel eelkõige inimeste enda, perekond ning siis alles avalikule võimule. Sotsiaalosakond jälgis seda väga täpselt, et üleval on elavad lähedased ja ei vaevu oma lähedastega tegeleda, siis tuleb selle eest maksta kõrgelt. Aitäh, lühidalt. Nii, kas on volinikel küsimusi selle korra muutmise kohta? Sotsiaalkomisjon arutas ka ja arutasime neid kõrvalt, neid hindeid ja asju ja Jane ja Saima tegid mulle selle puusti punaseks ja korralikult rääkisid need asjad välja ja ma tean ise ka juhuseid, kus tegelikult tahavad Kuressaarde näiteks minna suvitama sõbrannaga. Ja on siin käinud vallas autot nõudmas. Aga muidugi ta ei saanud, aga ütleme, et inimestel on olnud vale arusaam. Ja kui ma läksin üks päev juuksuri juurde, siis seal istus meie Ella, kes siis ütles, et tema küll ei jõua 2 korda poes käimise eest maksta 8 €. Aga see ei ole ainult poes käimine. Vesi, puud, solk, nõudepesu, tuha väljavedu, koristamine, maksude maksmine. Koristamist ei taha. Siis poes käimine, igasugused muud, siis veel suhtlus ka. Pange see, mis tegelik aeg kulub, tunni ajaga ei tee ära, eks. Ja kui ei suuda enam ise hakkama saada ja ei suuda ka selle teenuse eest maksta, siis su koht on hooldekodus. Ja eelkõige on su enda vastutada sinu ja pluss su pere, meil on ka perekonnaseadus ja siis on alles vald. Et selles mõttes meil oli seal... Ei maksud võiks ka kõigepealt minna perele ja siis vallale. Ei, no sina maksad makse, et me saame nendele maksta. Haridust on nüüd. Teadus lükata. Lastelt ei saa kohustust ära võtta. Ja nii on ja need parandused ja asjad olid asjakohased, mis siia sisse viidi ja sotsiaalkomisjon pooldas jällegi selle määruse jõustumist 7.
1. aprillist ja viimist volikogusse. Aitäh! Tänud Tiinale ülevaate eest ja paneme siis päevakorrapunkti 2 hääletusele sotsiaalteenuste osutamise kord muutmine ja palun hääletada, kes on selle poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 poolt häält, siis vastu erapooletud ja kord on muudetud. Nii, siis ennatlikult enne rutasin ette päevakorrapunkti 3 juurde, mis on siis määruse number 105, Vatla rahvamaja põhimääruse kehtetuks tunnistamine ja palun veel kord Anne-Mets. Aitäh, austatud volikogu, Vatla rahvamaja tegevus on lõpetatud juba 22. aastast, kuid mingil põhjusel on siiani jäänud 2 silma vahele, et kehtib tema põhimäärus ja kogu eelnõu sisu on põhimääruse kehtetuks tunnistamine. Nii. Küsimusi oli? Paista. Ka seda kehtetuks tunnistanud ja nüüd on meil uus süsteem töötab. Palju siis seal Vatlas üritusi on tänavu aastaga korraldatud? Ma olen täna nii palju rääkinud, mul on... Vatlas on väga palju, seal on nii tubli külaselts, noored naised ees. Ma tean, kui sina ei tea. Sellise nime all Vatla kultuurimaja ei ole, ei tegutse. Aga üritusi seal toimub just nimelt külaseltsi poolt tehtavana. Vatla mõisas on raamatukogu ja seal on ka keraamikaring ja suviseid üritusi teeb kohalik selts. Talvised ka ikka. Kuidas? Talvised ka ikka. Talvised ka. Jõulud on tagalikud. Aga selles väga hästi toimetab. Valla poolt nagu mitte midagi. See on 800 eurot. Seda on selle mõisa müügi juures rääkida üle. Ja teine asi on selles spordihoones toimuvad ka spordikooli tunnid. Lauatennisest ja veel üht-teist. See on hoopis teine teema. Ma arvan, et see on hoopis teine. Ei, maja, kompleks on üks. Kompleks on üks olnud, aga maja oli. Jah, kultuurimaja oli eraldi ja spordihoone on eraldi ja mõisamaja on eraldi. Ja kultuurimaja köetakse võitlus ka? Ei. See nädal on seda? See on ammu võtanud juba. Mis jätti? Kultuurimaja ammu võtanud. Ei ole midagi, aga 22. aastast ei ole. Seal on ahiküte, see keegi peaks kütma siis seda ja vääris tugevasti. Ja seest hallitud. No selle tõttu, et ei ole köötud, eks. Ja millal seal viimane üritus oli siis? Selle aasta jõuluks. Kultuurimajas see? 100 inimest. Täpselt nähta. Asutust ei ole, aga põhimäärus on. Sellepärast ei lähe see asi kokku, on vaja ka põhimäärus tühi. Ei, ma saan aru, et siis valde peas on midagi Kuidas? See on lihtsalt formaalsus. Just. Meil pole vajadust, seal on nii tubli külaselts, saavad hakkama. Ja tublid, väga tublid. Neid tuleb ka Liiulusse kutsuda õpetama siin, et tuleb ilma kultuurilt hakkama külaseltsi. Meil ei ole külaseltsi, meil on linn kahjuks. No linnaselts siis vahet pole, nimetage kus tahate. Näegi. Seda Koongasse omal külaselts. Nii. Siin on arutanud komisjonis ka. Ja meil oli ka, tegime seekord e-kirja teel oma koosolekul, sest tegemist nagu Jane ütles ja siin korduvalt kõlanud on, et on tegemist väga tehnilise küsimusega ja 5 poolt häält oli komisjoni liikmetest, kes toetasid selle määruse kehtetuks tunnistamist. Üks oli erapooletu, 6 ja 2 tükki olid veel vastu. 2 tükki said ka vastu? Sina ka vastu? Et ei läinud. No sellepärast ma küsisingi, kui sa arvad. Sina on. No väga hea. Siis on seal arutatud seda ja on nii poolt kui vastu välja olnud. Aga siis paneme hääletusele
Vakla rahvamaja põhimääruse kehtetuks tunnistamise, kes on selle poolt, annab käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kes on vastu? Vastu, Andres, sa pead hääletama vastu. 1, 2. Ja kes on erapooletu? 1, 2, 3. Selge. 16 häält sai kokku. Tuleb mäletada, mida varem otsus on vastu võetud ja põhimäärus kehtetuks tunnistatud. Tänud Janele. Selle vastu hääletada, selle poolt hääletada. Järgmise päevakorrapunktina on meil punkt number 4 ja see on Lääneranna valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri ja ettekanne majandusosakonna juhataja koos kaasettekandja Jüri Helimäe. Urmas Ossides, kõik. Lugupeetud volikogu esimees, liikmed. Siin vallas kehtis mitu määrust. Jüri räägib sellest lähemalt ja tegelikult me vajasime uut sellekohast määrust, et kaitsta oma teid ja saada nende üle täpsemalt toimetama selle määruse raames. Siin on sellised minu jaoks, nagu ma ka majanduskomisjonis, on 2 olulist asja. See teekaitsevöönd on siin, nagu te näete, ja see on teeteljest. Et paljudel teedel on väga raske seda tee-äärt määratleda. Ja teine väga oluline osa on siin seesama, mis ära markeeriti praegu, see tagatisüvindus on siia nüüd ära määratud. Ja need on 2 sellist kõige olulisemat, aga kuna Jüri on selle koostamise juures rohkem päeva näinud, siis ta nüüd jätab korraks. Volikogu esimees ja volikogu liikmed. Kui ma siia tööle tulin, siis see oligi vist võib-olla üks esimesi dokumente, mis mulle nagu näppu jäi. Oli 2 dokumenti, üks oli siis Lihula valla ja teine oli siis Koonga valla eeskiri, kus nad olid ka erinevad. Sisu oli erinev aastast 2012, see tuli nagu kaasa siis nende valdade ühinemisega ja sisuks oli seal nagu, kuidas ma siis ütlen, enamus oli kõik selles lähtuvalt teeseadusest. Aga teeseadus 2015. aastal juba nagu kaotas kehtivuse ja kõik see viidi siis üle sinna ehitusseadustikku. Mingil määral jäi midagi välja, midagi siis nagu pandi sinna ehitusseadustikku. Ja siis nüüd ma tegin selle nagu kaasaegseks tänase päeva jaoks. Aga teine oli veel see, et ei olnud Hanila ja ei olnud ka Varbla valla sellist eeskirja, teede kaitse ja korrastamise eeskirja. Ja siis tekkis nagu selles mõttes olukord, kus siis justkui nagu midagi oli, justkui nagu midagi ei olnud selle meie valla territooriumil. Ja siis ma tegin nagu sellise ühtse, võtsin sealt see, mis oli 3000 seda tagatishüvitist. Ma võtsin sellest Lihula valla eeskirjast ja siis muutsin ka seda, et see loa väljastamise tasu enne oli seal 50, 150, sest et nii või teisiti tuleb seal koha peal ka käia ja kulud ikka on, et mingil määral siis see kataks nagu selle koha peal käimise ja ütleme siis võib-olla ka muid kulusid siin väikse. Aga võib-olla see 3000 ja seal on kirjutatud kilomeetri kohta, mis oli ka siis 13-14 aastat tagasi juba sellise kirjutatud. Ma ei tea, kui palju see võib nagu meelehärmi teha nendele, kes nagu taotlema hakkavad nüüd selle uue eeskirja alusel. Ma tunnetan, et seal võib tekkida ikkagi probleemi nende taotlejatega, sest kui on see
3 kilomeetri kauguselt, siis me korrutame selle 3-ga. Kui on 5 kilomeetri kauguselt, korrutame 5-ga, eks ole. Ja see on ka mingil määral siis nagu selle töö tegemise ajal valla arveldusarvel olev raha. Et see võib tekitada nagu võib-olla probleeme, aga teisiti me oma teid kaitsta ei saa, sest nii palju, kui ma olen siin neid teid läbi sõitnud, siis kurb on küll, et omal ajal vallad ühinesid, siis kaasavarad sai see ühinenud vald kaasa ainult väga kehvasse olukorras kruusateed, mis iga aastaga ainult kehvamaks läheb. Et kui midagi on ja ütleme see loa omanik sellel hetkel ei tee oma siis seda korrastust võtame sellest rahast, teeme selle ja saab selle jagu vähem lihtsalt raha. Aga kui teeb ta ära, siis maksame selle raha tagasi. See on päris loogiline. Teistel on ka niimoodi, jah? Või sellist praktikat nagu see on okei, jah? Ega väga ei ole. Ja sellepärast, et kruusateed kehvemaks lähevadki järgmist. Et see takistuseks ei saa. See jäi nagu praegu jäi kehvasti kõlama, teede seisukord on väga kehva ja siis selle eest tagatis raha anda, et põhimõtteliselt. Ei, see on ikka metsaveu ja see... Ei, ma saan aru sellest, aga kui sul teede põhi on ka kehva, siis tähendab seda, et vedaja võib kergelt oma rahast ilma ja see on suurem risk kui... Aga pea siis, kui kuiv aeg on. Ikka talvel ja märgud pannakse üles. Ei, lihtsalt teede üldine olukord on kehva, ma kuulsin seda, mitte et märga. Ei ole täna tekkinud, see on ammu tekkinud. Jah, ei ma saan sellest kõigest aru, aga lihtsalt selle eest nagu raha panti panna, ma lähen kehva tee peale. Kes ta ära rikkud on? Ei no ega sa pead taastama ikka endise korra, mitte see keegi eeldab keegi ei ole taastanud midagi pekki keerama. Nii palju öelda, et te ju kõik teate seda, et varem veeti ainult ümarpuitu väga suures osas. Need on ju tegelikult teede koormus 3 korda kindlasti suurenevad seoses hakkepuidu. Ja ei, ma ei vaidle selles suhtes, see rikubki teid, aga tegelikult hakkepuidu masinad lõhuadki, sest metsaväel on topeltrattad taga ja need ei lõhu nii palju. Hakkepuidul on see ühe riigi ratast ja need tõmbavad kõige rohkem rööpid. Ja need pulmad ühe paariga lõhudki, ega metsaväel objektil, kus märgid on tõmmatud lihtsalt maa seest välja ja visatud ära. Ma ei leidnudki seda märki. Meil naabervalla volikogu esimees tõmbas märgid välja ja vedas puitu. Kullama. Siin on käed. Nii, Arno. Nii palju kommenteeriks, et jälle riigiteede puhul, kui antakse taoselt ka nõusolekut ja vallast ju käib see taotleme, siis lihtsalt seatakse ka võib-olla ajaline piirang ei lasta näiteks, kui on sügisel ja kevadel, kui teed on pehmed ja kui ei veeta, siis öeldakse, et sel perioodil sa võid ju, sa ei saagi vedada. Öeldakse ajavahemik, millal sa saad, eks. Et kui maa on külmad või suvel on tõesti kuiv ja ongi kõik. Et see tegelikult on vallavalitsuse korraldada, et me oma nende teede pärast, mis on halvas seisus väga ei muretseks, kui see asi toimib korralikult. Ja siis ei ole ka ettevõtte see raha ei jää kinni, kui ta täidab seda. Seda vaba valik ise. Ja ta tead maksta edega. Nii, Meelisel oli käsi. Jaa, et selles mõttes võiks ikka jätkuvalt korda pidada volikogu esimees, et iga see lobistada. Käed püsti siis. Aga kas praegu järelevalvet tehakse või kuidas seda üldse tehakse tänasel päeval? Ega sellist mingit dokumenti täna ei ole. Et põhimõtteliselt, ma ei tea, Anila ja ma saan aru Liivula valla kontekstis või Vargla valla kontekstis ei ole üldse mingit või on, kuidas see nagu korraldatud praegu? Ma ütlen, mul on praktikat olnud, kus on samamoodi hakker ja puidud on, ma olen isegi pilte teinud nii Varglas kui Kodajuures, kus on 3 autot niimoodi, et ma ei pääse möödagi. Helistasin politseisse, politsei ütles, et Maanteeamet. Helistasin Maanteeametisse, Maanteeamet ütles, et oma valitsus ütles politsei. Aga see on riigi. Ja siis oli niimoodi, tegelikult see ongi politsei rida. Aga ma tean näiteks, ma tean, et täna ja teine küsimus, et millal, praegu on juba selline piisavalt kehva aeg, et mis teed hakkavad pehmeks minema juba. Juba ka kuiv on, see on üldse. Sa pole üldse. Ma tean, et mingil hetkel pannakse 8 ja märgid ette või kuidas see on. Tal on kirjakasv on teada.
kuidas nendega on? Kas seda ei peaks määrusesse panema või mingit regulatsiooni tegema? Või kes seda otsustab? Need sellised asjad on kõik ikkagi juhtumipõhised, oleneb teest ja siis tulevad ka märgid sinna ette. Selles osas, ma ei tea, kui me kõike reguleerima hakkame, siis peame need riigist teest juurde seal ju ka kõik piirangud maha ju kõik, et siis kuus või mida iganes, ma ei tea. Ma ei saanud kontrollima minna, et kas... Me kinnitame, et see sama määrus, kui te selle vastu võtate, hakkab kehtima ka tema kohta. Kõiki. Mis on mööda võetud? Ei võtta vastu. No enne me saa ju teha, kui... karjäär ei kao sealt kuskile. Selge, aitäh. Nii, Tiina küsimus. Ma tahtsingi seda just ütelda, et see järelevalve ei ole tegelikult valla korraldada. Järelevalvet korraldab politsei. Kui liiklusmärgid on üles pandud, siis teda kooskõlastatud Maanteeametiga, eks ole. Ja see on teada, et need tonnaažipiirangud tulevad kevadeti, kui teed hakkavad lagunema. Ja kui neid ikka kistakse üles ja need puudeveoautod seal on, siis sellega peab tegelema politsei. Valla valitsusel ei ole õigus kellegi käsi raudu panna ega trahvida. Ma natuke teendan, et keegi järelevalvet võime teha ka ja meil on äsja siin kõrgelt haritud teede järelevalvaja, kes 2 päeva oli vastaval koolitusel ja sai ka vastava eksami sobib. Aga trahvi sa ikka teha ei saa ju? Ei, seda me ei saa. No, aga järelevalvet saab järelevalve ei tähenda trahvi. Saab politseid ette ilusti teha. Vald peab oma asjad. Nii, Andres. Tegelikult ma tahtsin reaalselt, et tähendab selles mõttes, et see on kena ja tore küll. Ma olen ise selle probleemiga aastaid tagasi tegelenud ja see kõik need samad metsaveomasinad on tuttavad ja tean, kuidas seda asja, aga ma võin näite tuua, et me võime neid ju kirjutada siin küll. Et ma arvan, et härra ei tea veel valla teedest suurt midagi, kus nad asuvad. Oot, kus see tuleb nüüd? See teadmine? Ignoreeri, lähme edasi. Jälle... Jumal õige. Ma tahan öelda, et reaalselt jälle kontrolli, kuidas te kavatsete seda teha. See, et märgid pannakse üles, siis kui pehmeks läheb, paneb riik ja vallateele paneb vald erinevalt riigist. Ja et igaüks valvab ise oma teid ja märke, aga reaalses elus neid lubasid jälle isegi kui maksu ei olnud peal, ei tuldud siis väga küsima, kui keegi vahele jääd ja sakutada ei saanud. Ja kuidas seda siis reaalses elus nüüd kavatsete jälle teha, sest noh, meil ikka käidi küsimus. Keegi seda enam, kui on jälle maksud peal, jälle siis keegi siia väga ei kiirusta tulema. Maksimaalse intensiivsusega, nii palju kui meil seda haldusvõimust on. Sellepärast ongi inimene tööl ka. Mitu korda te Pikavere tee peal olete käinud? 2 korda olen mina käinud. Lühikese aja jooksul, nagu sa ise ütlesid, et inimene ei ole veel käinud. Palju kätte sai? Kui meil ei olnud kedagi vaja kätte saada, siis ei veetud midagi. See järelevalve, ma enne ütlesin, et see on kodaniku kohus, kui sa näed, et sinu kodutee peal tehakse midagi, mis ei ole okei, siis on sinu asi sekkuda, mitte oodata, et keegi tuleks ja märkaks. Kes märkab, see torkab. Kiire kommentaar, teedega on probleeme, need ettevõtted, kellega meil need probleemid seal on, me oleme need ka vist juba tänaseks ära selgeks saanud, et kes need on ja nendega suhelnud ja nad on ka teadlikud, et meil selline kord tuleb ja see on probleem, millele on siin tähelepanu juhitud ja loodame, et me nüüd saame selle asja ree peale. Me oleme käinud ka neid eraldi taga otsimas siin eelmine aasta, sest me ei ole trehvad selle aja peale, kui jutt oli, et seal midagi liigub ja oleme käinud ka seal vaatamas, kus sel hetkel on, aga me ei ole 24/7, me loomulikult ei suuda tagada järelevalvet, me politsei ei ole. Täiendades nüüd vallavanemat, siis on hea pöörduda teie poole. Kui midagi sellist näete, andke kohe teada. Andres, sina ka. Ja seda enam on elanikele vaja seda öelda, sest nemad on väga, kes seal ääres elavad, väga krapsid teatama. Nad teatavad ka meile. Helistavad ja teatavad. Ardil oli enne. Mul oli käsi püsti, et tegelikult järelevalve koha pealt mina olen kogenud seda, et meil on väga palju väga aktiivseid kodanikke, kes kipuvad helistama, aga miskipärast midagi vigagi ei ole.
ei olnud meil sellist dokumenti, millega sellesama Pikavere tee pärast tegelikult see asi üles tekkiski. Kongas oli Andres. Kui teede seadus ei kehtida või dokumenti. Ja ülevallallist asja meil ei olnud sellel teemal ja sellest see tulnud ongi. Ja meil käis see dokument pikemalt läbi ka majanduskomisjonis enne ja me tegelikult tegime sinna paar sõnastuse muudatust, äkki Merike näitab ette korra. See oli, äkki teil punaseks, seal oli paar otsi. Et me leidsime, et tee taastamise kord, no ühesõnaga seal tähtajad tulid panna sisse paremini, kui nad olid enne. Et aga järelevalvet saab teha koha peal elav inimene kõige parem. Arno? Ma kommenteeriks veel seda, sest ka isiklikult ma koormus tonnaaže ja neid asju fikseerinud. Tegelikult on tõesti kohalik elanik saab seda teha ja ainult ühel viisil. Tähendab, kui näeb, et kuskil liigub 8 tonni märgi all või taoline auto, siis tuleb teha pilt sellest autost, kohast, numbrist, kõik asjad. Muidu politsei üldse ei reageeri. Kui need materjalid politseisse anda, siis saab autot trahvi. Kui lihtsalt vaadatakse ja siis politsei reageerib ainult jälle materjalide pealt. Et see nagu teadmiseks. Ja kui kuskil tee on ära likvideeritud või kuskil katki tehtud, siis pärast saab ju vaadata, kus kinnistu pealt seda on veetud. Nii et tagantjärgi saab ikka või. Politsei reageerib mitte materjalidele. Ja aga kas ta on ligiduses, seda tähendab, et tegelikult politsei, kui sa kutsud politsei ja ta tuleb tunni aja pärast ja see auto on läinud kuskil minema ja sa pilti ei ole teinud, siis politsei edasi ei tegele sellega. Lähed jälgid, et pildi sõidu pealt? Ja see tähendab, see on ainuke asi, see tähendab, et politsei tagant järgi, kus sul tõestusmaterjali ei ole ja ta koha pealt kätte ei saa, siis ta ei tegele sellega. See on fakt, ma olen ise neid toimetab piisavalt. Et see nagu teadmiseks. Nüüd küsimus selle 8 tonni märgi kohta, et teed on kehvad, märk läheb ülesse ja kes tellib omale näiteks pelletit, neid tuuakse ka nüüd ju üle 10 tonniste autodega, et ei pea tooma. Kui see niimoodi on, siis saab eriloa anda siit. Valdannab see välja. Märgi välja. Sest et riigiteedel lähevad, kui te panete üle 8 tonni märgid, on kõik lisatahvlitega. Lugeme lisatahvleid, see on sama asi. Meil on vallas palju väikeettevõtjaid, kes tellivad ka mingisuguseid kaupu ja neil tuleb kas või ühe väikse euro alusel peal tulevad asjad, aga kaubaring on suure autoga, et kas nagu siuksed. Ikkagi jälle veel kord, et alati antakse vallavalitsusse, kui see on põhjendatud. Võib-olla päästa, tuletele auto peab ei pea. Paljud asjad saab vedada ju kuival ajal, ei pea ju pelletit. Ei. Talvel kui külmaks läheb. Ei küsi aega, selles suhtes ei küsi. Ma tean, käivad praegugi ja peavadki käima, no ettevõtlus peab ka elama meil siin vallad, et olenemata tee seisukorras. Kui tellidki Tallinnast omale mingi tööriista ja sulle tuuakse see koju suure autoga, sina pole süüdi millega tuuakse. Et jah. Ei, siis on hea, kui inimene saab valda helistada, seda pole mitte, et ma pean hakkama seda 3000 maksma ja siis auto käib ära ja siis tuleb valda raha juurde. Siin on jutt veel teehoiukavast, et millal siis see ka valmis saab või on juba midagi tehtud? Muidugi tegemiseks. Varem kui sa arvad oskad. Ma arvasin, et täna juba. Ei ole varem siis. Täna on see määrus, võtame järjest asja. Nii, aga siis majanduskomisjon tegi ühe muudatusettepaneku ja toetas seesama esimesel võimalusel ühega leidnud. Seal oli enne teine sõnastus. Arvat, me ei hakka seda eraldi seisvat seda muudatusettepanekut hääletama, et see tundub loogiline väga sõnastuse pool. Et siis paneme selle valla teede kasutamise ja kaitse eeskirja hääletused, kes on selle poolt, et see vastu võtta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nii, 16 poolt eest. Aitäh Jürile, aitäh Urmasele. Aga kui seal teed pestakse, kui läga on kruusatee, kuidas seda pestakse? Survepesuriga. Andres, tuled koolitusel, me võime õpetada. Nii, aga lähme liigume edasi. Ma saan aru, et teed kütavad kirgi siin, aga liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on vallavaja võõrandamine enampakkumise korras. Nüüd on kirjeldada. Sadam, Aare Laud, palun.
vallamaja võrrandamisele. kõik, mis on sees, ole valmis. nii, Urmas jätkab. volikogu liikmed on pikalt räägitud sellest, et võõrandame Matsi rannas oleva vallale kuuluva kinnistu. Eelnevalt jagasime selle kinnistu 3 osaks ja siis selle sadama osa keskmise, nagu te näete, mis on Matsi sadam, selle jätame vallale. Ja siis nimetasime 2 uut kinnistu nime, Üünistekuuri ja Mõrra, ja need 2 siis kinnistut läheks võõrandamisele ja vallavalitsus tegi ettepaneku, et nende ruutmeetri hinnaks võiks olla 20 eurot ruutmeeter, aga majanduskomisjon vaatas selle üle ja tegi uue ettepaneku. Mis on sul kirjas? Jah, et pakkus välja, et võiks Üüniste kuuri olla 24 eurot ruutmeeter ja selle põhjenduseks on see, et seal sellel kinnistul on ka üks selline suhteliselt kasutatav hoone ja samuti elektri liitumine 63 amprit, korraldage see 400-ga, siis 25 000. Ja ühesõnaga, ja kui me teame, et meil raha oleks vaja ja samal ajal nagu otseselt vallale seda ikkagi sellisel kujul ei ole vaja. Seal müüme ka kulusid, mis on suvine hooldus ja muud tegevused, et see kinnistu korras oli. Tahaks küsida, et palju siis, kui see nagu kasu ei toonud, palju seal võrgukuur eelmine aasta, siis näiteks eelmine aasta, palju käive oli sellisest plussi või miinusest, et te ütlete, et see ära ei tasu seljas, et ei tasu nagu seda pidada. Jätan selle numbri praegu ütemata, kuna ei tea täpselt numbrit, aga... marginaalse. Ma tean, siin osad inimesed tahtsid pilu pidada ja ei saanudki, et kõik väga vaatsid välja broneeritud. Vot see oli nüüd päris küsimus meil, et seal pigem tegutses seal nii selts kui siis... Mis moodi tõesti ära ei tasu, kui väidata, et ei tasu ära hooldada ja pidada. Need olid tõesti marginaalsed numbrid võrreldes sellega, mida me praegu sellest müügist konkreetselt saame. Kui kellelegi tundub, et see on tasulik tegevus, siis kindlasti saab selle ära osta praegu ja seda edasi arendada. Meie kaalutlus on see, et valla eesmärk ei ole vara ürituste korraldamiseks vara välja rentimine. Et me ise seal üritusi ei korralda sisuliselt, aga me oleme seal kinnisvara haldur, et see meie põhitegevus ei peaks olema, et me müüme selle vara siis kellelegi, kes tahab seda näiteks võib-olla tahab välja rentida ja jätkata seda tegevust, et siis ta saab seda seal teha. Ei, aga täna on ju võimas, kui nii tulus koht on, kõigil osta ja selle ettevõtlusega tegeleda. Meil on Lääneranna haldus ju. Meil on Lääneranna haldus ju, kes saab selle tegeleda. Kultuurimaja ka. No seal on ajalooliselt kogu aeg ei ole nii marginaalne kasum, et siit liigust hakata. No ta peaks kõik oma kulud ära marginaalne kasum. Rohkem peaks olema, sellepärast et seal käiakse iga nädal niitmas. Seal on vetsud, seal on asjad, kõik, mis me oleme sinna kulutanud, seal on elekter, on küll. Siis pole seal käinud. Ei ole seal vetsu. Seal on investeeritud. Siin on investeeritud nii palju ja... Kulutused on tehtud ja valla veel palju. No mis siis? Aga meie kohus on kulutused üle vaadata ja kas need on meile vajalikud või ei ole. Siis sa vaatasite üle, siis on järelikult numbrid teada, palju kulud olid või tulud olid. Jüri, küsimus ei ole nii palju selles tulukuses või kulukuses, vaid küsimus on selles, kas Lääneranna vald vajab seda konkreetset vara oma avalike ülesannete täitmiseks. Ja eelmine volikogu andsime juba kohaliku külaseltsil ühe hoone ära ju. Mainis ühel on vaja. Mina võin sulle nii palju ütelda, et Varbla kultuurimaja alla käis see, eks ole, tema rentis seda ja tegi.
kui Lihula kultuurimaja omatulu oli 48 000, siis Varbla kultuurimaja omatulu koos selle matsikuurika oli 3000. Palun. No see oli suure maja. Aga seal on see ka, et kui ma õieti mäletan, siis on tahtnud seda, kui vald ei ole sellest huvitanud, seal on kogu aeg suvel ju üritusi korraldatud, kus on väga palju rahvast käinud ja siis on Saulepi külaselts on selle vastu ju. Külaseltsil üldse meeldis volikogu hoonel? Ei, ma räägin sellest samast kuurist, mida ta kaas. Külaselts saabki ära osta selle kuuri ja teha seal üritusi, et valla vara me ei pea sellisel kujul, kus meil, ütleme selle eeldatav turuhind on seal üle 200 000, et selts saab seal 100 euro kaupa, et meie rendime talle 100 euro kaupa, siis selts saab seal korraldada oma majandustegevust. Et see ei ole päris õige, kuidas peaks seda vallavara võib-olla seal koos kasutama. Seda enam, et selle sama konkreetse seltsi osas nad on väga tublid, toimetavad seal külaplatsil, mille me hoonestusõigusega neile kasutada andsime ja ka selle Saulepi maja andsime ära, et ma arvan, et me ei pea vallavara ühte MTÜ-sse koondama. Ja kui nüüd räägida, kes seal Valamatsi tees elavad, siis need inimesed, kes seal elavad, nad on palju rohkem, kui sellest rahast tehakse tee musta katte alla, on sellega palju rohkem päri. Et seda kohalik rahvas nagu nüüd peale selle külaseltsi nüüd nii küll ei poolda. Seda, kes seal selle kehva tee ääres on, neil sinna ei jää seda raha. Kui palju seal kohalik on? Tähendab, ega me ei saa ju sinna ka minna, et vald korraldab ainult siin valla keskusüritusi ülejäänud käigu, kus seesamune. Et seal ka see on valla asi ju korraldada, seal kogu aeg on korraldatud, kui külaselts tuleb vallale appi ja tahab ise seal korraldada. Need on ju ka kõik jälle need samad üritused, mida vald on ju jälle korraldanud ja seal on ajalooliselt väga pikalt, sellepärast seda on remonditud, seda ongi sellel nimel tehtud. See ei ole ju tähendab. Andres, täna ju, kui sa seda plaani nägid, jääb ikkagi üks osa täna ju valla kätte, kus vallarahvas saab seda kasutada ja no, see pigem võiks selle kai osa siis maha müüa, see osa peaks siis nagu alles jääma. Üritusi korraldada. Selle summaga, mis ette määratud on, sellega ükski külaselt seda nüüd osta ei saa. Meie eesmärk rahvasele tahtis, et see sadam jääks alles. Meie tagame seal Kallasrajale juurdepääsu, kui Päästeametil on vaja veel juurdepääsu, siis see on tagatud läbi avaliku omandi. Valla ülesanne ei ole neid üritusi seal korraldada või et tagada, et keegi saab rentida endale sealt platsi hästi soodsalt maksab 100 eurot meile. Külaselts ju tuleb appi vallale. Eesti riigi maksumaksja rahast on suur. See ongi valiku küsimus, et kas me korraldame pidusid või me selle vara likvideerime või võõrandame ära, mida meil tegelikult sisuliselt vaja ei ole. Et eks see ongi poliitilise debati ja otsustamise siin lauaga. Ma sellest hirmust ei saa praegu täpselt aru, et mis see hirm on, et kui me selle ära müüme selle hinnaga, siis keegi kolmas ostab selle ära, kes enam ei korralda seal üritust. Mis see vajadus on seda müüa? Ta ei toimib praeguses oleks. See on võib-olla ainult asi, mis on vallas siis. Meil seisavad kõik asjad. Kas Lääneranna valla ülesanne ongi ainult tegeleda ürituste korraldamisega? Ei, me ei korralda ammu enam siin mingid üritusi. See ei olegi valla ülesanne, see on ettevõtja ülesanne. No siis müüme Lihula maha, mis me vaidleme. Kultuurised on, me töötame. Arman, 200 meetrit vahet on Eesti maksumaksja rahast 800 või kilomeeter maad riigi randa, mida me kõik maksame maksumaksja rahast ja ärne ka hooldab. Muruplatsi, et seal nädalavahetusel rentida seda välja ja korraldada seal, et keegi saab korraldada see kulma või sünnipäeva, see ei ole valla ülesanne. See kasum, kui me räägime, et sealt tuleb võib-olla suve jooksul, ma ei tea, 1000 eurot või 2000 eurot hooldamisega seotud kulud ja me realiseerime seda 250 000 eurot, ma pakun läheb 250 aastat, et seda sama raha siis seal teenida. Ma mõtlen, et kui natuke arvutada, siis võib-olla see tõde on seal näha, aga kui ei taha arvutada, siis loomulikult võib otsustamise kord võime edasi saada. Seda on viina aidanud, see täpselt vastupidi tegid. Ma korraks täiendan. Enne vastati ju, et 3000 eurot. Tegelikult on ju seda.
kui me täna teeksime selle 20 suuremaks, siis seal on täiesti suur, hästi suur avalik ala, mis kuulub RMK-le koos rannaala, kõige muuga ja kui tahaks üritusi pidada, saaks seal ka pidada. Ja kindlasti RMK-l ongi see suur, et ka selliseid alasid pidada, kus saab erinevaid. Ma nagu mõtlen niimoodi, et kui see nüüd läheb müüki ja see, nagu sa ütled ka, et see on nagu suure tulu teenimise võimalus, siis miks nüüd ei võiks siis seda see ära osta, kes tahab seal tohutut tulu teenida, kui see võimalus on olemas? Meie saame selle suure rahakoguse kätte ja nüüd inimene saab endale teha põhimõtteliselt töö ja teenida see. Mis selles nagu halba on? Meie tahame võtta selle raha, teha selle tee muskata olla, et inimestel oleks tolmuvaba tee. Me tahame investeerida haridusasutustesse seda raha. Selle asemel, et korraldada seal. Mis seal on palju rahast, kokku palju rahast Tanamatsi tees on ja kohalik on palju ja nad ütlesid, neil on see tee on praegu ümarkivi, jalgrattad ka sõita ei saa, see on nii keha tee ja ma arvan, et see teenib rahvast palju rohkem raha, see raha teenib rahvast palju rohkem kohaliku kui see plats. Et suve jooksul keegi seal 2 kudu teeb. Ütleme, need üritused seal ei ole see, et vald korraldab, seal on ka erapeod, sünnitavad asjad. Selle jaoks me ei pea 250 000 teoreetiliselt praegu raha seal all kinni hoidma, et keegi saaks merele sünnitavad. Ma nii tegin. aru saada jälle omavalitsuse korraldusseaduse lahti ja hakkame vaatama, mis on valla ülesanne. Ja lähtume sellest, mitte sellest, mida vald võib üürida välja, muidugi võib üürida. See ei ole see tegevus, mida üks kohalik omavalitsus peab tegema. Sellega saaks tegeleda haldus, väga hea. Seda saab, haldus saab ära osta, saab osaleda enampakkumisel ja saame toimetada edasi. Mingid probleemid. Nii, kui suur tõenäosus on, et keegi üldse ära? Mere ääres. Ma vastan sulle, et kuna veel tuleb täna mitu võõrandamise eelnõud siin, siis on kindlasti nendest 3 esimese 2 hulgas. Ja see, mida ma ikkagi olen öelnud hästi vähe kinnisvaraga kokku puutuna eelnevas elus, siis julgen öelda seda, et kortereid ja maju tuleb järjest juurde Eestisse. Maad juurde ei tule, ja seda osatakse hinnata. Ja tänases situatsioonis ma arvan, et on see meeldi. Nii, majanduskomisjon arutas. Arutas ka ministri selle üle, aga Üünistikuuri ettepaneku tegime, et tõsta kuutmeid hind natuke kõrgemaks, kuna seal on olemas ka päris hea suur liikmine ja toetamine. Ma ise lasin. Väga hea, aga siis ma arvan, et siin samamoodi, et meil ei ole kellelgi selle vastu, et panna allhind kõrgem, et paneme majanduskomisjoni ettepaneku Üünistikuuri osas sisse järgmine juba seda tervikteksti. Ja palun hääletada, kes on vallavara võõrandamise enampakkumise korras otsuse vastuvõtmise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kes on vastu? 1, 2, 3, 4. Ja kes on erapooletu? 1. Selge. Siis on otsus vastu võetud ja saab vallavalitsus sellega edasi toimetada. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras järgmine päevakorrapunkt on Vatlapõis ja ettekandja varahaldur Aare Laurel. Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed. Nagu Urmas siin juba ütles, siis on meil võõrandamise eelnõusid rohkem kui 1 ja rohkem kui 2. Ja järgmisena on siis Vatla külas olev Vatla mõisakinnistu, kus on siis mitmed hooned peal, eeskätt just Vatla mõis, Tõllakuur, Ait ja veel üks Ait ja on ka üks
hoone, kus on 2 korteriga elamu. Just seda on nagu hooneks väga raske nimetada. Jah, see on hoone, kus on 2 tulijut selle Elektrilevi pandud arvestab sees, nii et on küll hoone. Paar nädal tagasi pandi. See on väga kallis. Aga ja tema finantsiline väärtus täna on juba natuke väiksem, kuid siin veebruarikuu seisuga oli 814 113 eurot ja 62 senti. Ja kui vallavalitsus tegi esimese ettepaneku, et võiks määrata allhinnaks 1 000 000 eurot, siis majanduskomisjonist tuli ka jälle jutuks, et võiks minna pigem siis finantsilise väärtusega, mis küll aja jooksul kogu aeg väheneb, aga tänase seisuga võiks olla 815 000 eurot. Võiks küsida, mille saab siis saada võeti? Lahti on ma kommenteerin, meil tegelikult oli alguses praegu bilansiline väärtus, aga see 1 000 000 oli nii-öelda algses eelnõus sees ja lihtsalt vale, selle all oli vale number, kui selles eelnõu, mis volikogus tuli, et pidigi olema 815 000 ehk siis bilansiline väärtus, mis raamatupidamist täna on. Noh, pakkumisel saab keegi minna selline. Sellega enam üks auto saadetakse. No majanduskomisjon. Nii, majanduskomisjon. Majanduskomisjon parandas selle väikse näpu jaos, miljonist tuli alla 815 ja toetasime. Siis midagi pakutakse. Reaalselt teile pakutakse. See on kõik. Võiks ta vannata. Pannakse selleks, et ennem oli juttu siis Vatla rahvamajast, et seal on hoone seisukord on kehva, seda ei kasutata, me ei suuda tagada selle normaalset säilimist, et mida aasta edasi, seda hullemasse seisukorda see vara jääb. See käib sama ka mõisa peamaja kohta, see 3. korrusel vist ei ole elektritki. Ja selle hoone, seda kasutatavat ala, seda kasutust ei ole nii palju, esimesel korrusel on seal küll kogukonnaköök ja on raamatukogu, on sabiahjud, aga neid tegevusi saab teha ka vähe otstarbekamas ruumis, et kui me saame selle hoone maha müüdud, nii nagu Vatla külaseltsi inimestega oleme rääkinud, et siis nendest vahenditest toetatakse uue külamaja rajamist sinna piirkonda. See on kuskil ka kirjas, et siis selle rahast on mingi leping tehtud, et sellest rahast... Ei, selle ei ole tehtud ühtegi lepingut, et kui me jõuame selle müügiga kusagile poole, sest ja täna see tähendab, et me seda hoonete kütmise peale siin komisjonis vaatasime ka üle kogu selle halduse peale, meil kulub see 20 000 eurot, on see kinnisvara kulu kuus, see sisuliselt, või tähendab aastas, aga see sisuliselt mingeid remonte ega asju ei sisalda, et päris suur summa tegelikult selle ala peale. Noh, me siin käis see nali, et seda ei saa, seda tagumist väikest elamut ei saa ju enam elamuks nimetada, see saatus valla käes ootab kõiki neid hooneid järjepanu, et ja aasta pärast võib-olla ütlevad, et näed, rahvamaja kukkus kokku ja nii ta on, et valla ülesanded, avalikud teenused on seal raamatukogu, täna sees on see, mis vald teenustena pakub ja selle spordiringi lauatennis on siis seal spordihoones, et neid on ikkagi mõistlik tagada või korraldada väiksema pinna peal, et nii on, seetõttu me seda on see läbi käinud siin eelarvete arutelude juures, et siis see eelnõu ei tohiks üllatus olla. Selle 2,5 aasta jooksul on sellest varamüügist korduvalt räägitud, on tehtud ettepanekuid, et müüa seda kas ka näiteks jupiti, et üks maja ja teine maja. Seda vallavalitsus mõistlikuks ei pea, sellel või see kompleksil on väärtus, mitte üksikud hooned eraldi on ka kindlasti väärtuslikud, aga seda ansamblit seal lõhkuda mõtet ei ole, et me leiame tõesti kellegi, kes seda tahaks arendada, siis see on mõistlik arendada
tervikuna. Külaseltsiga seal alternatiivselt on välja pakutud paar hoonet, me ei ole suhelnud nende hoonetega kinnistute omanikega, et oleme pakkunud, mis on välja pakutud, on see Vatla baari ja siis Vatla kergliikluste ääres üks kinnistu, aga oleme ise omalt poolt välja pakkunud siis vallamaa, mis on seal korterelamute vahel. Seal selts on avaldanud arvamust, et sinna võib-olla külamaja ei tahaks teha, et ikkagi kui on toimunud mingi üritused või on müra, et see võib-olla segab, et võib-olla see Vatla mäe olekski näiteks, vähemalt see kant oleks parem piirkond ja see lõppkokkuvõttes, millal seda müüakse, siis see on ka meil omaette tingimused, millal see valdus üle antakse, et see kõik ei juhtu nii, et meil ei ole täna ostjad sellele olemas kahjuks, et siis me saaks palju konkreetsemalt rääkida, aga ka külaseltsi, kes neid ruume seal kasutavad ja küla üldse, siis me teavitame, kui vald teavitab ikkagi viisakalt ette, et me saame neid asju ümber kujundada ja kui me räägime uue külamaja ehitusest, siis toome selle Kirbla näite, mida ma komisjonis tõin. Kirbla külaselts ehitas enda külamaja, lammutas ära ja ehitaski nullist püsti, et neid meetmeid, see ongi see tegevus, mida me kavatseme toetada, aga võib-olla siin on ka see erinevus, et seda initsiatiivi, et vald ei hakka, me oleme siin arutanud, mis valla siis ülesanded on selle huvitegevuse või täiskasvanute huvitegevuse või külategevuse toetamisel, et see initsiatiiv ja eestvedamine siiski peab olema seltsi poolt. Eks, et see, kas me saame need või kuidas me edasi läheme, et kas või see sama hoone, millest me oleme ka arutanud, milline see hoone, kui uut hoonet planeerida, et milline see võiks olla, et seda lõpuks jõuaks ka selts üleval pidada näiteks. Et need haldamisküsimused on samamoodi oluline. Et neid mõtteid ja kogu seda protsessi saab juba täna vedada, et siis kui see asi on müüdud, et siis me ei peaks hakkama mõtlema, vaid me saame juba koos külaseltsiga tegeleda, milline see hoone oleks. Aga ma arvan, et järgmised sammud siin ongi tegelikult need kaks kinnistut, millest juttu on olnud, et need korra läbi käia, et mis nende omanikud ütlevad, kas seal oleks reaalne võimalik. Mis nüüd müük seni seisata, siis ei pane? Me pole müüki veel alustanudki ja see arvestades seda objekti erisus, siis ma arvan, me küll katsetame seda enampakkumise korras müümist, aga meile tundub vallavalitsuses pigem, et see selline klassikaline müük ei ole, et ilmselt tuleks kasutada ka mingit maakleri teenust, kes siis spetsiifiliselt selliseid mõisaomanikke nii Eestist või välismaalt otsiks ja seda vahendaks. On kohe ju olemas need kinnisvaramaakrid, kes mõisamüükidega tegeleb. Küla paneb nagu imestama, et mõisakompleks, mis on ikkagi väga hästi säilinud, pannakse oksjonile. Ja oksjonit võib selle kultuurimälestuse osta ju iga suvaline inimene või organisatsioon, kes võib-olla ei hooli Eesti kultuurist ja Eesti ajaloost. Muinsuskaitse piirab seal ise. Ei piira midagi, lampi maa saab trahvi. Kui keegi tahab oma raha lihtsalt 20 aastaks seisu panna, et las seisab, katused on ju head peal ikkagi, müügiks seisab püsti. Ei, see mõisadega on probleem. See on nagu ikkagi hoolimatu selline müük. Külarahval võiks mingi selge lubadus ka olla, see soe jutt ei toimi ju enam. Selle mõisa müügi juures kõige suurem mure ongi külaseltsi oleme mitu korda. Paar korda kohtunud, üks on kohtumine. Ütleks, et Vatla külaselts on tegutsenud 20 aastat väga aktiivselt. Nüüd reaalselt selle müügi tagajärjel ähvardab lageda päevale jäämine. Külaseltsil ei ole isegi naljaga üks kuuske, kus alla oma asjad viia. Meil on rootmeid maadki. Jüri, sa räägid praegu sellisest olukorrast, et justkui keegi poleks, nagu täna oleks kõik teada saanud. Me oleme mitu korda seltsiga kohtunud, me oleme rääkinud, et see müügiotsus tuleb, et ärge sellest ära ehmuge, et see tuleb, milline see müük saab olema, seda näeme. See ei ole lihtne protsess ja kõik see varade, mis puudutab, et kohe kusagile visatakse välja, siis loomulikult kui meil on see müümine tehtud ja see hinnaklass ongi selline, siis sellest samast rahast me saamegi reaalselt uut külamaja rajada. See kõige kiirem või selline valutum näide on näiteks kas või mingisuguse moodulmaja rajamine, kus ongi ruumid olemas, mille rajamine on kiire
ja need vahendid on ka siis olemas, et ei pea seal ka väga nuputama hakkama, et keegi ei jää seal kusagil lageda taeva alla või kellegi või seltsi keraamikaakjusid ei jätta kusagile, ma ei tea, õue vedelema. Et see ei nagu selliseid musta värve, ma arvan, et ei ole hea nagu juurde tuua, et pigem nagu tegeledagi nagu meil siin vahepeal oli ka see seisak, kui me ütlesime, et seda protsessi peaks vedama külaselt ja aktiivsemalt näiteks selle sama uue hoonega läbi mõtlema neid vajadusi, et noh, see on see, millega me peaks tegelema. Ma tahan öelda, et Vatru külaselts ei saa usaldada valla võimu või valla valitsust, et mõned aastad tagasi tuli valla võim tuli külaseltsi juurde. Teatagi, et kultuurimaja, mis siis veel, milles oli siis veel kutsele nagu ametis kultuuritöötaja, et selle kohta koondamisele ja et edasi seda kultuuritegevust hakkaks vedama Vatla külaselts. Aga valla võimu lubas, et rahastus jääb sama, mis eelarves kirjas tegevuste läbiviimiseks. No lihtsalt, et palgaraha hoitakse kokku. Külaselts on nõus, külaselts on siiamaani toimetanud, vedanud läbi kultuuriüritusi ja erinevaid teisi tegevusi, aga vald ei ole sõna pidanud, ei ole seda raha näinud. On küll, noh, võib öelda näpuotsaga või mida iga. No personaliraha on jäänud selles mõttes, et läbi spordi ja selle spordi osa on ka selles mõttes see. Seal on ju kahe koha peal raamatukogus ja spordikoolist ja palk on ja see on reaalselt oli kokkulepe, et eelarves ette nähtud tegevusteks raha ja Vatla külale. Personaliraha jäi personaliraha alles, aga jäänud alles. Tööl on pool kohta. Enne oli 2 inimest tööl seal. Üks oli kultuurinas. Ja kui me oleme tervikuna vaatanud üle, palju meil üldse personali on ja mis teenuseid me kus osutame, et neid korrektsioone tuleb. Ma ütlen, et ei saa niimoodi puhtalt lubaduste peal seda üles ehitada, selle mõisa müük, et vald on juba oma lubadust rikkunud. Tegelikult ei ole. Aitäh selle pisku eest, mis on antud, aga seda raha, mis lubati, ei ole korda. Küsimus selle kohta, et kus see nüüd muutunud on. Vald reaalselt ütleski välja, et kui te olete, müüme selle mõisa maha ja saate omale külamaja, aga nüüd ei kõla seda kuskil. Nendel kohtumistel, mis meil on olnud, me oleme ju öelnud, et kui me oleme selle mõisa maha müünud, siis meil ongi raha, et ehitada see külamaja ja kasutada liidertoetused või on veel mingeid maaelutoetuseid, tagada need omafinantseeringud ja seda teha, aga kõigepealt tuleb see mõis maha müüa, siis tuleb vedada need projektid koos meil ära teha, aga seda vedama peab ikkagi külaselts. Et meil on üle valla on selts palju, ma tõin selle Kirgla näite on Kõmsi külaselts, kõik nagu toimetavad ja teistes kohtades meil ei ole ka selles mõttes sellist palgalist koosseisu külaselts. See jutt oli siis oli, et müüme maha, siis saame raha, saame teha. See oli nagu siis oli sellest. Aga mis nüüd teise oma jutt on ju selle volikogu praegu. Külaselts peab hakkama liidri ja regega ehitama. Me oleme volikogu, kes teeb kõigepealt esimese otsuse ära, et panna vara müüki. Aga siis võiks panema sinna juurde selle ka, et siis vallavalitsus sõlmibki külaseltsiga, et nad ei oleks nii umbustlikud, sõlmib ka lepingut, nad saavad ikkagi selle asenduspinna, mitte nii, et nüüd külaselts hakkab ise vaatama ja võib-olla toetame, vaid natuke konkreetsemalt kirja, et külaselts peaks uskuma, sest teie võim saab ka otsa, tulevad järgmised, pole midagi kuulnud sellest, siis on vähemalt lepingus kirjas. Sina pidid Andres järgmised me jagame oma. Ja ära sellega nii. Aga see võiks ära teha. Ma teen tead ettepaneku tõesti, et kuna antud eelnõul tegelikult seletuskiri puudub, kus nagu lahatakse neid asju, mis me siin jälle käime läbi, ei ole juures, on preambul, aga preambular neid asju ei kajasta. Tegelikult võiks lisada eelnõule väikse seletuskirja, kus on tõesti kirjas see, et sellest rahast toetatakse seda külaseltsi oma ja taustast. Et seal tuleks kuskil, et mingisugune fikseering kuskil peaks olema. Mitte eelnõusse sisse, aga seletuskiri talle juurde tekitada. See juriidiliselt ei ole normaalne.
ja lepingi ja selle alusel saab lepingu teha siis või? See ei kohusta midagi, seletuskirjas ei kohusta see mitte midagi tegema. Seletuskiri on lahutamatu lisaeelnõu. Mul üks küsimus. Et kui me vallavara müüme, siis vald peaks ikka kõigepealt valla koksi kohustused ära täitma. Ja siis alles hakkama täitma neid asju, mis on külaseltsid ja muud. Me peame ikka vahendeid vaatama selleks, et valla kohustusi täita. Ma arvan, et see on... Ja kui me hakkame erinevaid piirkondi kogu aeg siin erinevaid variante tegema, et see nõuab mingi pressi palju ühe asja, teine piirkond ütleb, aga miks mina ei saa. See on jagu. No me viskame külaseltsi välja majast, ütleme käige kus kurat. See on vatlamõis, ei ole lõppemõisega, see on vatlamõis. Eelis küsimus. Ma tahtsin vastu öelda, et ilma külaseltsit või ilma külata pole see valde ka. Kui sa mind ei hoia... Sellest ei aita müüme maha, siis see rahast jäitab uue, kes... See on kohal soe jaht, mis on välja tuleb. See võiks ikka paberil olla, et siis ehitame kuhu, aga see pole. Aga see võiks olla, valdsoni külaseltsi lepib, siis saab uue maja. Vaata, aga teoorias võib tekkida ka selline olukord, et näiteks siis tuleb sinna panna ka kirja see, et külaselts võtab ju ka vastutuse. Selles mõttes, et kui on nüüd 815 000 või mis iganes see summa on, ja kus nüüd juhtub niimoodi, et selle raha, et külaselts oma maja valmis ei saa, siis külaseltsi inimesed peavad ju sooja õhuna ka garanteerima selle, et nad on võimelised kirjutama projekte, taotlema raha, mis iganes külaseltsi või inimestega juhtub. Sellist garantiid ei saa selts anda. Mis seal juhtub? Inimene ütleb, et mina ei võta, näiteks 3 inimest istuvad MTÜs koos ja igaüks ütleb, et mina küll ei võta vastutus. Ei hakka kirjutama projekti. MTÜ tähitab see aasta 20. tegusat aastat. Kodus oli mul telekas, mis töötas 30 aastat, üks päev töötab. Ma saad aru nagu, et selles mõttes, et nüüd pärast on niimoodi, et me saame 815 000, me saame mingi pooliku maja, millega siis on investeering tehtud, aga kasu ikka pole. Ja nüüd ei ole inimesi ka, kes on valmis seda nagu edasi arendama. Seda reaalselt, las ma räägin lõpuni. See läheb ära see summa ehituseks. No võib-olla tõesti ei olegi probleemi üldse. Et kui ma vaatan nagu seda Kõmsit või neid Kirble näiteid, siis ega Kirble ehitas ka oma maja ja issand jumal mitu aastat. On ju, fundament oli, seinad olid, katus oli, pidu käis, on ju, et... Sebitsuri kontserteid, raha korramiskontserteid. Kõmsi ju samamoodi, need samad inimesed nagu ikkagi toimetavad ja teevad ja mingid miljonid ega mingisugust sellised lubadusi pole. Mitte ei nõua volikogu laua. Aga kui neil on sellega põhispahane. Ei, aga see on ka, see on täitsa nõus loomulikult, et teistpidi vastu, et regionaalset arengut tuleb ka nagu arvestada sellega, et kui see on ikkagi selle piirkonna... Ütleme nii, neid ruume, mida selts seal kasutab, on see köök, on ju, kogukonna köök, sest mõisas on ikkagi suur osa, mis mõisas kasutuses on meie enda teenus, on raamatukogu. Et külaseltsil on Saviaknu see tuba ja seal on veel vist mõned ruumid. Seal on saal minu korrusel ja spordikooli kultuurimaja spordihoone peale spordihoone, see on meie kool. Spordikooli eelarves on kogu selle ma kütte siis sellel on samamoodi omajagu arhiivi ja asju. Et kui see mõis maha meie pole kuskil panna. Me oleme teinud seesama, et valla, mis siin Eino välja tõi, et valla piirkondi me ei saa, et me võime anda ka selle mõisa, nagu me oleme andnud need varad seltsidele, honestusõigus ja haldamine, sest meie huvi on saada nendest kuludest lahti, sellest kulubaasist, kus me kütame õhku ja raha kulub ära ja raha remontida ei ole. Et see on ka nagu teine viis. Ühe otsaga panete selle mõisa oksjonile, kus võib selle ära osta iga suva inimene. Teistpidi võid siis juba selle spordihoone välja lõigata külasitsile. Ma põgendasin seda tervet kompleksi või selle kompleksi lõpul ma ei näe, see ansamblil on see väärtus seal. Ma ütlen seda, et vallavalitsus ei näe, et seda preambulat peaks seal hakkama selle lepingute või nende kohustustega täitma, sest seda on volikogu protokolli saavad need lubadused kirja ja isegi kui see on seal preambulis kirjas, siis võib tulla järgmine volikogu koosseis, kes ei
tea ja ei tahagi sellest midagi teada ja teeb need otsused ringi. Pigem on see, et me räägime sellest ja selle külamaja temaatikaga lähme edasi ja ootame ka seltsi aktiivsust, sest no vald ei hakka seda külamaja ehitama, see on ka selge, et seda vedama peab selts. Aga me ei jäta kedagi ka lageda taeva alla, me panustame omalt poolt samamoodi, et võtame ühendust nende kinnistute omanikega, kes seal on, teeme selle vaheasja selgeks. Ja kui seal ei ole mõistliku hinnaga kinnistut, siis vallal on endal kinnistu ja tulebki see külamaja sinna kortermajade vahele, siis on külamaja. Et lõputult ei saa ka nagu kaubelda, et kas ma tahan sellist ühte, teist ja kolmandat pidi, et see maja sinna, see külamaja sinna püsti saab, aga see keha, kelle kaudu seda on mõistlik teha, on ikkagi see külaselts, kes taotleb ka liidertoetust või mõnda muud toetust juurde ja sellest müügisummast tuleb see oma osalus. No sealt küsimus, see mõisahoone ju laguneb ja alati mõisahoone remont on teise ehitusega võrreldes 1/5. Kas vald hakkaks külaseltsile nii kallist ehitust, kus vald on kohustatud seda maja korras hoidma, väljast fassaadi asju, kus on muinsuskaitse nõuded ees. Sa tead ju väga hästi, kui kallis on muinsuskaitse ehitus. Seda teevad 1-2 firma. Samamoodi siin oli selle rõdu remont oli tegelikult, summa oli väga väike. Rõdu remont, mis me räägime. Aga on kätki. Oleks võimalus ära remontida ikkagi. See läks nii suureks. Küsi Armandi käest, kui kallis oli. Kallis oli 15 ka. Rohkem oli. Armand, mis sul mõisale ehitus maksma läks, kui see pole veel valmis? Minu arust ei ole siin praegu üldse see päevakorrapunkt, minu personaalküsimus. Lähme liigume nüüd edasi. Armand, ma tahaks küsida veel ühe asja su käest, et esimese jutust tulid Vatla mõisa müügist, et lubasid, et pindla peale lõigatakse välja selle kinnistu, mõisa kinnistu põhjapoolsel küljel asuv palli mänguplats, kus on ka laste mänguplats, mis see praegu mõisa kinnistu on. See on võrkpalliplats, sulgpalli plats. Seal peeti paar aastat tagasi olid alles külamängud, enamus mängust. Jüri, ma tahaks vastata, et millal viimati kallis seda platsi? Ma arvan, eelmine suvi. Täiesti rohtu kasvub, muidu kasvub. Kusjuures peale seda ütleme niimoodi, et 2 aastat ainult inimesed teavad juba, see oleks tarvis sinna liiva juurde tuua, keegi ei taha sinna praegu enam investeerida, sest et kõik teavad, et selle müüki tuleb minema. Ma just sõitsin sellest siin Musta maaga. Platsid siin tee ääres on ja täitan seda, et ma arvan... Näita mulle, kus siin on paigaldatud drenaasalla, kraav on süvendatud, võrgud on paigaldatud, et palju nendest siis uue paruni äärda. Et see oranž ala siin, et see on kõik vallamaa, kuhu ma arvan, et küla kontekstis, kui me vaatame perspektiivi, kus me mõisa maha müüme, siis neid, nagu Varglaski täna selts tahab arendada külaväljakut seal vallamaale, mis on seal staadioni ümber, siis Vatla... Seal oli inimeste aiamaad. See on vallamaa, see on vallamaa. On inimeste aiamaad on seal. Mis siis? Ei no seda ei saa sellega võtta. Lõppkokkuvõttes peab valikud tegema, et keegi on teinud oma aiamaa vallamaa peale. Et ma arvan, et seal leiame ka selle lahenduse, kus mahub ära ka sinna võrkpalliplats ja need peenrad ja võib-olla ka väike külamaja sinna. Osa inimesi ikka elavad kolhooside ajastul veel, vaat mina ei saa sellest... Ei, siis kolhooside ajastul, sa ei saa minna lähed külaval, peksad elu segamini, et me siin linnas nii näeme. Kus see pole veel? Asi pole selles. Me ei lähe kellegi... Ei, ma ütlesin, see oli Tiinale vastu. Asi pole selles. Seal on maad piisavalt, me leiame selle lahenduse, kus külamaja ja seal rock-kontserdid iga päev ei toimu, et ilmselt leiame selle lahenduse. Meil on siis ikkagi, et saaks külaseltsi sealt mõisast nagu põhimõtteliselt välja kolida, et siis enam otsustada mõisa müüki panna, Võib-olla kui on ju olnud juba mitu aastat sellest juttu, et see müüki läheb, siis ka külaselts oleks pidanud hakkama ette valmistama, et projektide kaudu siis mingid rahasid ja ettevalmistajad me peame edasi minema. Oma osalusi oleks vald andnud. Võib-olla vallaga siis ma ennem rääkima, et meil on tarvis seda oma osalust, et kas te tulete kampa, et teeme siis
ja selge on ka see, kui öeldakse, et see müüakse maha ja aidatakse teha, siis kui sõna antakse, siis see sõna peab pidama. Sõna, see valla võimu sõna, et kogu aeg andsime raha. Kui Virtsu arenguselts ehitab praegu ka, saab liiderprojektidest ja igalt poolt mõnelt raha, ikka vald annab oma osalust. Kogu aeg on andnud. Kui sa ei tea midagi, siis ära hoia lõuad nii. Oot. Tähendab, praegu neil pole kuhugi ehitalegi valda. Mina võin ikka. Aga sa ei tea midagi. See on just susa Ma tean, kas sa vale. tead midagi. Kui palju sa tead? Aiku testidega. Mul üks küsimus on. Küsimus, Karmeni järjekord. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et aga selles mõttes Andres suusad sõnastas ära, aga kui on see olnud teada, et valla huvi ei ole seda mõisa seal üleval pidada, mis ilmselgelt ei olegi, sest miks peaks üks omavalitsus tegelema selles mõttes selle säilituse, selle jaoks on Eestis vastavad asutused või siis on eraomanikud, kes sellega tegelevad. Et kui selles mõttes külaselts on olnud teadlik ja see ei ole ainult selle vallavalitsuse ajal olnud teemaks, on ka ju varasemalt olnud õhus see küsimus, et miks külaselts ei ole siis näidanud seda initsiatiivi üles, nagu on teised külaseltsid seda teinud, et kirjutada neid projekte ja hakata seda taotlust läbi vedama. Et nii Oidremaa külaseltsi näitel, Kõmsi külaseltsi näitel, Kirbe külaseltsi näitel, ka teised kõik meie külaseltsid, kes on aktiivselt kirjutavad projekte, võtavad ja suhtlevad vallaga, et miks seda initsiatiivikust ei ole tulnud sealt külaseltsi poolt, et miks te ootate seda, et vald peab seda ise tegema. Et see on alati nagu külaseltsid ise võtab ja vald tuleb, aga kas te olete pöördunud ise valla poole? Vald ei pea ju teie poole pöördunud, see on teie huvides sinna pöörduda. Kõik teised külaseltsid saavad vallaga suhelda ise, aga te nüüd ootate, et vald tuleks teie poole ise. Läbirääkimised on praegu poolel. Ma korraks võib-olla vastaks Jüri eest, et ärme süüdista külaseltsid on kõik tublid, toimetavad, teevad ja need olukorrad ongi olnud hästi erinevad. Kellel on olnud see valla kuuluvad hooned, kellel ei ole, kes on teinud, toimetanud ise, et lihtsalt olukord on see, et Vatla külaseltsi jaoks see muudatus ongi praegu, tulebki kõige suurem, sest täna me oleme ise seal raamatukogu teenust selles majas, me oleme seda üleval hoidnud, aga see muutub ja nüüd selle muutusega tuleb kohaneda ja leida need lahendused ja ma arvan, et me leiame ka need lahendused, et ja ma saan aru, Jüri, sa ütled, et vallavõimu, ma tea, sa mõtled isiklikult mind, et ei saa usaldada selle valitsuse juhina, aga meie oleme, aga samas nagu sa ütled ka, et me oleme korduvalt kohtunud, me tahakski selle lahenduse leida, et kuidas me sellega edasi lähme. Võib-olla enne kui võib-olla projekti toetust ongi võimalik taotleda, võiksime võib-olla lihtsalt joonistada ja selts joonistada ja mõelda, et milline see maja võiks siis olla, mida me sinna rajama hakkame. Ma arvan, et me saame selle koostöös tehtud, aga raudselt peab olema see vedur ja selle eestvedaja ikkagi selts. Me ei ole ühelegi külaseltsile ehitanud hooned või projekteerinud neid, et neid kõiki asju on, see märkus on väga õige, et kõiki asju on vedanud ees seltsid ise, et see muudatus lihtsalt tuleb seoses selle mõisa müügiga, aga kuna me praegu oleme siin mõisa müügi juures, siis selle kinnisvara need 10 000, mida me selle kinnisvara haldamisele praegu maksame, ma arvan, et seda oleks mõistlik panustada ikkagi uue külamaja rajamisse ja teha selline mõnusubane ja jõukohane maja. Et igal juhul selle müügiga tuleb edasi minna, seda alustada. Meil on siin piisavalt näiteid, kus see müügid ei õnnestu ja see on meil väga eripärane projekt, nii et võib juhtuda, et me veel aastaid müüme seda ja praegu jätkub ja need kulud on meil kaelas, mis tähendab seda, et me paneme selle 20 000 aastas mitte uude hoonesse, vaid selle majade kütmisesse. 20 000 see rendileping oli. Vallas rahvaarvud suuruselt teine küla. Miks ei võiks nagu, miks null peaks tulema? Null number. Vastupidi, mina ei öeldud null. Ma ütlesin, et paneme selle 20 000 uude korralikku hoonesse, mitte sinna maja kütmisesse ja vaatame samal ajal pealt, kuidas see järjest laguneb ja mädaneb ja hallitab. Paneme selle raha sinna, aga paneme ta mõistlikusse kohta. Neid küsimuse tegelikult. Kui see Vatla mõisa müük kunagi üldse jutuks tuli, siis Ingvarit veel siin ei olnudki. Aga siis tehti ju külarahvale öeldi, et me selle raha eest saab teha, keegi ei ütlenud, et hakake nüüd projekti kirjutama ja tegelema. Anti märku, me müüme selle maha, teie saate, see vist isegi oli jutt mingi 200 000 äkki, et selle eest saab teile umbes külamaja ehitada, et seal ei olnud mingit suunist, et te peate nüüd hakkama projekti kirjutama. Kui see alguses seda mõtet müüdi, siis seda müüdigi sellega, et võtame selle suure lossi,
saame kuludest lahti, teie saate oma maja, kõik on õnnelikud. Aga nüüd on müüma ja lähme küsimust. Valla, noh lihtsalt see valla investeering sinna sisse ka ju küttesüsteemi näol 300 000 mis iganes. Et see ka natukene muudab nagu pisut seda olukorda, mitte et ma nüüd no see paistabki olnud välja kuidagi. Et noh, miks seda teha, kui me maha müüme. Eino küsimus. Projektiremondi raha. Ma tahan tuua, kas kellegi või Rummelil on mingi näide tuua, et mõisakompleks on kellegi MTÜ-le alata Eesti Vabariigis? On küll, Võtska mõisakompleks. See on ainult MTÜ taotlustele. Mina ei tea küll kuskil sellist pikast valda, kes annab mõisakomplekti. Andres küsimus. Et ma siin kuulsin väga hooga hakati külaseltsi jälle süüdistama, et selles nüüd küll seda teha ei saa. Põhimõtteliselt ega külaselts ei saagi projekti kirjutada, sest tal pole seda kuhugi kirjutada, tal pole isegi maa. Kõigepealt peab vald istuma külaseltsiga maad on ümberringi jah siin, et tuleb kokku leppida, kuhu see tuleb, siis saab alles hakata projekti kirjutama seda, aga see on tegemata alles, nii et ärme praegu külaseltsi küll siin süüdistame, et nemad ei ole midagi teinud, neil pole seda kuhugi teha. No nii, mulle tundub, et küsimused on läbi arutelu. Majanduskomisjon arutas ka seda. Meil nii pikka arutelu ei olnud selle üle, aga need teemad olid samamoodi ja teades, et on olemas vallal maad seal küla keskel, samas on kasutamata või vähe kasutatud kinnistud erasektorit. Kui külaseltsil on huvi ja ma saan aru, et need läbirääkimised on pooleli ja meie jaoks on täiesti piisav, et protokollis on kirjas, et selle mõisa müügist saadud rahaga toetatakse kas siis otsemaja ehitamist või projektitoetuse maja ehitamist. Selle peab koostöö vallavalitsusega ikkagi külaseltsi ära teha, kui me toetasime vallavara. Selge, aitäh. Ma kutsuks kõiki vallavolikogu liikmeid hääletama, mitte hääletama selle müügi poolt, et see on ikkagi liiga rupakas. Maha mõtleks, müüa jõuab seda küll ja küll. Sügisel võttama. Mul üks küsimus veel. Et keegi käiks, et kallis maa kütte pandi sinna, aga seal oli kellegi voliniku edasi-tagasi jooksuhind. Selge. Lähme hääletusele juurde. Nii, paneme hääletusele vallavara võõrandamise enampakkumise korras ja palun hääletada, kes on otsuse vastuvõtmise poolt. See oli selle pandi. Hakkame otsad peale. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kes on otsuse vastu? 1, 2, 3, 4, 5. Ja kes on erapooletu? 1, 2. Nii. Saime saite küla tapetud. Vastu võetud. Viimati Verekandis tehti nii suurt hullu kurja, ma arvan, et nende idee tegi. Koolid kinniga mõjus ainult noortele peredele ja lastele. Praegu on nagu hälilapsest. Sõnadega oli ettevaatlik. Jüri, tõesti viisakaks peaks jääma kogu selle asja juures, eks ole. Nende sõnadega oli natuke ettevaatlik. Aga lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on meil viimane vallavara võõrandamine ja katlamajad. Aitäh Kaarele ja tuleb Urmas. Volikogu esimees, lugupeetud vallavolikogu liikmed. Meelis juba õitas sealt, et see on palju lihtsam see päevakorrapunkt just nimelt, et pool juba loodi siia sellega kõigega, et minu asi kommenteerida volikogu istungit, aga küll kuulda, kuidas kõik peab andma vald kätte ja kui kuuled, et vallamaal on mingid kasvuhooned ja need peavadki vallamaal olema ja teised inimesed peavad maad ostma, et saada enda kasvuhoonet kuhugi panna, siis seda on küll kuulda. Aga see jätk on just see, et nagu Meelis ütles, imelihtne. See ongi sellepärast, et tuleks jõule soojusele
peaksime müüma ära oma väikekatlamajad, Lihula soojusel on kompetents ja kuna valla strateegias on, eelarvestrateegias on kirjas ka Lihula soojuse müük hinnaga 220 000 vähemalt on ta eelarvestrateegias, ega see summa ei ole üldse väga tähtis, siis tegelikult sellega, kui me suudame Lihula soojuse ära müüa, siis suudame ka selle ebavõrdsuse likvideerida, et osadele inimestele köetakse tuba soojaks valla kulul. No natuke maksavad juurde küll, aga kulul ja teistele siis teised kõik peavad oma katlamajad ise remontima ja puud ise ahju toppima. Ja kuna see kõik, nagu te sealt eelnõu algusest loete, et see ei ole taas, nagu volikogu esimees siin märkis, et see eelmine küsimus ka, et see tegelikult oli see matši müügil, et see ei ole KOKS-ist tulenev ülesanne, sooja tootmine, siis on praegu ettepanek müüa need väikekatlamaja varad Lihula soojusele ja see, et on sinna nüüd selline hind pandud, eelarvekomisjonis tehti ka ettepanek see hind kõrgemaks tõsta, et nende varadel on tegelik väärtus palju suurem, aga siiski jäi praegu see vallavalitsuse poolt pakutud hind sinna, seda saab tõesti muuta, kui on vaja, sest müügina ikkagi saab määrata volikogu. Ja see on just sellepärast, et tõsta põhivara hinda Lihula soojusel ja see, mida me müüme, ongi põhivara hind, kui hakkame Lihula soojust müüma. Aga see müük tuleb õige peale. Minu poolt kõik. Aitäh, Urmas, kas volinikel on küsimusi selle teema kohta? Meelis? Kõik ülejäänud katlamajad, ma saan aru, on okei, võib-olla ma eksin mõne maavalt, aga Virtsu kooli katlamaja on üks nendest minu teada. Mis mõttes? Virtsu kooli katlamaja on üks nendest, mis müügis on. Et teised on kõik hallatavate asutuste kontekstis. Virtsu koolimaja küll täna ka veel, aga kui nüüd seal peaks mingisugused muudatused tekkima, ma ei tea, müük või antakse kellelegi jälle tasuta kasutamist või mis iganes. Et kas, ja siis, et kuidas need suhted pärast hakkavad mängima, kui on Lihula soojus esitab arve, küttearve. Tegelikult on nüüd niimoodi, et kui nägite seal eelnõus on ka see, et me anname katlamaja ruumid, anname rendile. Ja rendilepingud, need lähevad müügiga edasi ka Lihula soojuse müügiga edasi, need rendilepingud. Ja ka selle rendilepingul, nagu te näete, on siin ette kirjutatud ka tähtaeg, eks. Ja see tähtaeg on täpselt nii kaua need ruumid seal, nende sooja tootja käes, kuni ta toodab seal ruumides sooja. Kui ei tooda, tuleb rendileping tagasi vallale. Põhimõtteliselt, aga ta võib ka ju võtta kõik oma ristad ja kolida kuskile mujale. Selleks on seadused olemas ja üks selline seadus on kaupluste seadus, mis seda otsustavalt piirab, seda ei saa niimoodi teha. See on seadus. Ei tohi tähelepanu, seal ei ole kaugküte. Ma võin sellele võib-olla, et kaugküte on kaugküte. Kaugkütte piirkond on paika pandud Lihulas, aga eesmärk on ikkagi seda, et jälle järjekordselt, et vald ei tegeleks sooja majandusega ise, vaid vald tegeleks oma põhiülesannetega ja sooja toodab keegi teine. Nende varade katlasüsteemide üleandmise mõte täna Lihula soojusele on ikkagi eesmärgipärane selleks, et Lihula soojus kui ettevõte võõrandada sooja ettevõtte. Ja kes siis pakub juba vallale, ka vallale, ka vallahoonetele ja siis kaugkütte piirkonnas soojateenust. See on see mõte. Palun, Andres. See mõte iseenesest on hea küll, aga kus kohas see Lihula katlamajal see kompetents tuleb nende väikeste katlamajal, mis on kõik väga erinevad ja väga erineva automaatikaga.
see on, ma olen tuttav ka Lihula soojuse katlamajaga, et see, ma kahtlen küll, et seda kompetentsi neil momendil küll ei ole, nad teavad küll, otsast kütte sisse käiga, mis sealt korstnast välja tuleb, aga... Võin vastata sellele küsimusele, sellega on nüüd Lihula soojus 2,5 kuud oma kompetentsi näidanud ja 2,5 kuud on see Lihula soojuse opereerida kõik need katlamajad. Kui sa tunned, et see ei ole küllalt hästi tehtud, siis palun pretensioonid pärast istuda. Kompetents liikus ka isiku näol Ranna vallavalitsusest Lihula soojusesse. Nii, kas on veel küsimus? Ei paista. Hardi arutasite majanduskomisjonis. Jaa, majanduskomisjoni arutusel meil oli ka korra võõrandatava vara hinna rehkendamise üle, siis kaasus olnud Exceli tabel oli kuidagi kohati mõni katlamaja oli väga odava hinnaga rajatud, et see, aga me jäime ikkagi vallavalitsuse esitatud eelnõu juurde ja toetasime vallavallamik. Nii, paneme hääletusele päevakorrapunkti 7 vallavara võõrandamist. Ja kes on selle otsuse poolt? Hääletamine, volinikud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kes on selle vastu? Nagu paraku. 1, 2, rehkendusi ei ole siin taga, et mis ta siis lõpuks ikka maksab? 3 oli vastu, jah. Ja kes on erapooletu? 1, 2. 2 erapooletu. See läheb lõpus ka. Pärast läheb rahvale kallimaks, kui rahvast kaitseb. Kellel kallimaks, kellel odavamaks. Jah, sooja ettevõtjad paraku oma hinnad konkurentsiametiga kooskõlastavad, nii et ma arvan, et jätame selle ikkagi juba sinna otsuste arutelusse, kui me läheme päriselt Lihula soojust kui ettevõtjad võõrandama. Siis me võime arutada selle, aga ma arvan, et meil tegelikult puudub see kompetents. Igal juhul on meil nagu praegu odav. Jaa, igal juhul, täpselt. Odav ei kesta. Aga tänasega on siis istungi päevakord on ammendunud. Meil tuleb ilmselt, kuulame lõpuni ära. Meil tuleb ilmselt üks selline erakorraline istumine ka järgmine nädal. Eelarve ridasid on vaja korrastada. Järgmine nädal või? Jah, Ingvar kiire kommentaar on, et eelarves meil on Lihula lasteaia hange läks kallimaks ja kuna me siin ka varade müük planeerime natuke veel mingid tulusid tulnud, mida me siin korraldame, siis tahaksime, näeme ühesõnaga, et uue hanke tegemine mingit hinnavõitluselt otseselt ei too ja tahame ära sõlmida selle lepingu ja et mitte sattuda sellise süüdistuse ohvriks, et vallavalitsus on sõlminud lepinguid ilma volikogu nõusolekuta, siis me sooviksime siis lisaeelarve tuua ja need vahendid suunata lasteaia selle hankelepingu sõlmimiseks. 150 000 tuleb sinna. Ei no lepingusse tuleb kiiresti minna, sest suvi tuleb peale ja millal siis ehitatakse, eks ole, suvel veel lapsevanemad saavad oma lapsed ära paigutada ja sügisest lasteaed, et see tuleb ära teha. Ja, aga see siis sellekohane kutse tuleb homme reede, sellekohane kutse tuleb ära, kas suure tõenäosusega planeerime seda järgmise kolmapäeva õhtupoolsesse aega? Kolmapäeva.